See sõim, mis suunatud ühe mängija pihta, on nüüd spordiringkondades ja avalikkuses palju erinevaid emotsioone kütnud. See videolõik näitab ära vaid selle situatsiooni lõpu, kuhu sattus siis Keila Kulbeti meeskonna treener Peep Pahv laupäeval korvpallimeistrivõistluste teise liiga kohtumisel Haljalas. Teiseks pooleks oli mängija Christopher Lenk. Eile õhtul algas meistrivõistluste tuline veerandfinaalkohtumine TalTechi meeskonnaga, kus Pahvi juhendada Keila Kulbeti mõhimeeskond. Kahjuks tuli esimeses kohtumises vastu võtta kaotus. Oli mängu küll, et oli ju seal edasi ka, aga lõpuks meil natuke võib-olla koosseis jäi õredaks, et meil see üks mängija sai vigastada suht mängu alguses, või ütleme, ei saanud mängida väga, et see tegi rotatsiooni lühikeseks. No täna lõpus päris mitmel korral ikkagi laiutasid käsi. Mis see laupäeval käsi laiutama pani? Laupäeval käsi laiutama? No eks seal on ka mingid eksimused, mis panevad käsi laiutama. Kui tõsine see asi intsident siis ikka lõpuks oli? Kas seal oli siis mingi intsident või ei olnud? Et siin räägitakse igasuguseid lugusid sellega linna peal. Ma ei tea, mida linna peal räägitakse. Ma ei ole väga meediat jälginud, aga nii nagu ma ütlesin, oli ütleme siuke väike kokkupõrgeme mängiga, aga see asi on meil lahendatud ja selle on kõik korras. Ise nägid täna, võeti eest ära, minust pani mingi 6 punkti ja mängis päris suuri minutid, et sel teemal on kõik ära öeldud juba. No, distsiplinaarjuurdlus Korvpalliliidu poolt ometagi käima läks, kui palju see sind häirib? Ma ei saa selle peale praegu mõtelda, ma mõtlen selle peale, et meil on 4 peal uus mäng ja selleks valmistuma, et eks Korvpalliliit peab tegema oma tööd ja nii on. Korvpalliliidule on saatnud menetluse alustamiseks avaldused mitmed inimesed, kes viitavad sellele, et treener lõi mängijat. Distsiplinaarkomisjonil on nüüd nädal aega, et vastavalt reglamendile teha selle juhtumi osas otsus. Mängu kohtunikud seda momenti ei näinud.